Hei hopsti kentukele, võid ilusti kenasti ongi kätte joodud meil aasta viimane päev. Tõtt-öelda ma olen seda videot teinud siin juba päris mitu korda. Ilusti kenasti on kätte jõudnud meil neljapäev. Nagu te näete, siis olukord on vägagi teistsugune, kui ta tavaliselt kunagi on olnud. Kui see on ainuke koht, kus sa mind jälginud oled, siis sa oled ilmselt väga paljust ilma jäänud. Ma elan praegusel hetkel juba Ameerikas. Minu suur unistus on täitunud. Nagu te teate, kunagi hästi ammu tegin ma iga aasta niisugused kokkuvõtvaid videod, kus ma rääkisin, mis mul eelmisel aastal toimus. Minu võib-olla siis öelda viimaseks videoks, loodetavasti viimaseks videoks siin kanalil. Olekski hea võtta siis minu esimene täisaasta Ameerikas kokku ja anda teile päriselt korralik ülevaade, mis tegelikult toimunud. Ma olen nagu nii vähe saanud näidata hetkel, kuna ma töötan ühe äärmiselt eepilise projekti kallal, mis on mulle hästi südamelähedane. See, kuidas minu enda sotsiaalmeedia edasi liigub siit, sellest me räägime video lõpus. Aga selle video tahaks me tegelikult pühendada inimestele, kes on mind toetanud aegade algusest. Eelkõige siis teie, kes te vaatate. Ja need inimesed, kes on ka olnud tee peal, kes on andnud hoogu juurde ja kes on toetanud mind ühel või teisel viisil. See on kõik teile, kes te olete kõik vahvad ja toredad inimesed. Ma otsustasin, et uueks aastaks pean mina. Bella, ei, mis sa teed seal? Mis sa teed seal? Sina ei tohi sinna minna. Ei. Enne veel, kui mina uud aastasse lähen, ma tahan sellega kogu teha. Jah, väga palju on muutunud. Ma tahan ühte asja veel näidata. Kui palju asju on muutunud. Oodake. Suhtes välja. Vaadake seda. Mu stiil on täielikult Ameerikas muutunud. Tahaks öelda 360, aga siis peaks tagasi alguses, aga mul on nagu... ma ei tea, ma näen välja niimoodi, nagu mingi 90-ndates võibolt välja nägin oma kropp T-särgiga ja täna sõidame sellega siin. Suur Ameerika auto. Siin me siis nüüd oleme. Big American boy. Kui nüüd hakkame rääkima, võtma nagu kokku eelmist aastat, siis me ei saa jätta nagu selleta, et millise emotsiooniga me tulime siia sellesse aastasse 2024. Ma ütlen otse, et mul oli väga veider 2023 aasta. Nagu kõik läks super hästi, kõik vinged asjad, aga ma lõpetasin selle aasta nagu nii Ameerikast on alati kuradi kõik asjad peal. Kõik on mingi maksimum, kuradi AC sulle näkku kohe. Aga tõesti, ma olin äärmiselt nagu down. Üks asi juhtus, mida Kirsti Timmer detailselt mulle rääkis ette, mis juhtub minuga Ameerikas, kui ma tema juures käisin kaarte saamas. Ja loomulikult ma unustasin ära selle. Ja nüüd ma olen tagasi mõelnud sellele hetkele kogu aeg, et oh my god, kuidas saab üks naine nii palju teada. Ja ma ei taha rohkem sellest nagu väga rääkida ka. Ma olen äärmiselt ära harjunud sellega, et mul on oma personaalne elu lõpuks, mis on päris huvitav tunne pärast ma ei tea, kui pika aega. Kohale jõudsime, vaatame nüüd, kui hea parkimistöö me tegime. No joon on ilusti siin olemas ju. Suure autoga Ameerikas on ikka kuradi natuke keerul parkida siin asjade ja kuradi see kuradi hakkas siin liikuma. Elton on nii pisike ka, et ma nagu siin vaeva mahun ära, ma ei taha tal kuidagi moodi seda ka pekki keerata. Mõelda vaid Eestis ma poleks kunagi julgenud endale habet kasvatada vist. Aga siin me oleme Ameerikas, vaba mees, vabu asju. Freedom! Kas mõtlesin filmi, ma panin, ma ehmatasin ära pärast, ma filmid üldse, ma tegin niimoodi lollitsen, siin ei filmindki. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I down. Do a match cut later of this, if I can fit it somewhere here. Let's put it ups. Don't say you're on the road to the other side. This is good enough for me. It'll do. Yay. We good. Whoa. Say hi. Koos tipiga tänane väljaminek $67. Nagu naksti. Lännu. Selline see elu meil siin on, aga näete, poiss näeb palju ilusam välja, on ju. Kohe on nagu mõistlikum, toredam, tegusam, vingem olek. Ja tagasi suurde Ameerika autos. Peaks tegelikult süüa ka võtma, peaks küsima, kas Liinal on mulle, kas ta on nagu kodus tagasi või mis tal on. Hey Siri, FaceTime wife America. Sa oled kodus juba? Kas meil midagi süüa on kodus või ma võtan? Ma võtsin sulle 2 frozen pizzat, mida sa saad teha ja sul on veel 1 salat ka järgi ja võikumaterjali on ka. Lehvita. Tšau. Okei, aga mul on salatit ka ju. Super. Ja, sul on salatit ja sul on 2 frozen pizzat ka veel. Oota, mul on punn siin. Okei, Martin, mul ei ole aega
Davai, tšau. Kõigil on hustles lifestyle siis. Nagu Martin Slapins ütles kunagi omal ajal mulle kogu aeg. Hustles lifestyle. It is very hustles in our households. Beep, beep. Lähme mööda ära, raisk! Välja sain siit kuradi väiksest parklast. Ha! Koolge! Ei räägi teie enam mitte midagi, vaid lähme kuradi koju ära! Vaadake, kui vähemalt pargime auto ära, ja? No, pargime ära. Jaa, suur Ameerika auto. Kui raske sellega poleks ka siin nagu manööverdada, siis ma armastan. Kui te olete vanadesse vlogidesse tagasi, ma arvan, kui me käisime siin esimest korda Liinaga koos Ameerikas, siis te ilmselt leiate mind rääkimas sellest, et ma ei saa aru, miks ameeriklastel kõikidel peavad need suured autod olema, miks need autod nii suured peavad olema. Nüüd elades siin, kuna kõik ümber on nii suured, siis suur auto on nii mõnus. Vot. Okei, lähme laseme nüüd looma välja, mis sest, et meil on maja on ju nüüd ja Bella saab iseenesest käia kogu aeg väljas ise pissil, siis kahjuks ei saa me Bellat üksinda lahti lasta, kui teda keegi ei vaata. Tšauka! Ja seda sellepärast, et siin on lihtsalt suuremad loomad ja linnud, kes tahavad Bellat ära süüa. Liina just siin mõni kuu tagasi nägigi, kuidas tänavakass meie eeshoovist lihtsalt kotka poolt ära veeti, nii et päris et ei julge Bellat siia lasta välja niimoodi üksinda jääda, sest et sa ju peesitad meil päikse käes ja sa armastad. Kas sina armastad meil elu Ameerikas, jah? Bella, Eesti rahvale räägi mulle ka. Mis sa ütled? Mis sa ütled Eesti rahvale? Ja see pole meie koer, see on meil külaline koer praegust. Igal juhul lähme oma teemadega rahulikult edasi. Nagu ma siin eelnevalt mainisin, aasta lõpus olin ma kassisin korralikult. Aga kui nüüd aus olla, siis tegelikult Liina on nii tore. Kui me nüüd vaatame kõiki aastad järgi, siis tegelikult kassin ma ju alati iga aasta alguses, nii et midagi uut siin selles ei ole. Sellepärast, et kohe aasta alguses on mu sünnipäev. Aga enne veel, kui me saame mu sünnipäeva juurde minna. Räägime sellest, kuidas me võtsime aastavahetuse vastu. Palasime tina nendega koos. Õpetasime Eesti vahvaid traditsioone. Ma ei tea, kas see on Eesti traditsioon. Minul väiksena kodust on olemas juba. Läksime jaanuarisse, uus aasta, väga vahva. Vaikselt kass hakkas ära minema, ikkagi kassisin. Tegi hästi toredaks. See aasta minu sünnipäev oli see, et Liina ema tuli meile külla selleks ajaks. Me läksime väiksele tripile. Loomulikult vlogisime ka kõike teile, aga noh, mul on lihtsalt nagu aega olnud võtta kätte, mitte midagi ära editada teile, nii et mul on tegelikult nagu taganti neid vloge nagu. Ütleme ausalt otse, finantsiliselt does not make sense. Ma ei tea, kas see video üldsegi vaatamise saab, kas inimesi üldsegi kotibki. See on nagu teine küsimus. Ma kukutasin kuradi peekoni maha, Bella sai kohe niukse kuradi suure tüki. Niimoodi sett. Jei, food valmis. Liina ema tuli siia, siis me võtsime väikse road tripi ette minu sünnipäeval, läksime Kõrbe, Death Valley. Esimest korda minu puhul. Taksina veel tagasi minna. Nagu eriti vinge. Kui te kunagi tulete Ameerikasse, soovitan soojalt. See on koht, kuhu kindlasti jälle minna. Siin on nii palju kohti nagu. Kui te tulete Ameerikasse, siis ükskõik mis te teete, vähemalt ühte loodusparki peaksite minema. Kas siis on selline nagu mingi niukene, noh jah, kuidas kutsuda on ju Kõrbe looduseks, siis Kõrbe on ka loodus. Nüüd, kas ma mind jaanuaris ka veel tegin? Ma olen enam kui kindlalt, ma unustan nii palju asju siin ära selle jooksul, nii et ilmselt editib Marti võib-olla tüppeb siin vahele, räägib midagi teiste kuude puhul või mine tea jaanuari puhul juurde, aga igal juhul veebruar, ma ei tea, miks ma nagu otsustasin, et ma tahan hakata nagu talvel siin ujumas käima, keegi ei tee seda siin. Veel vähem ma seda Eestiski tegin mingit talve nagu taliujumist. Siin pole seda mitte mingisugune taliujumine, see on nagu augusti lõpus ujuma minemine, noh. Ütleme nüüd septembris ujuma minema. Liinal tuli lugu välja, vist. Jah, Karma? Jaa, see tähendas nagu suurt sammu meile mõlemale. Ja see andis nagu niisugust tähendust näitas ka meile, et Liina võib ükskõik mida teha. Inimestele ikka vist tundub, et nagu me leiame neid inimesi, kellele see muusika meeldib. Loomulikult oli rohkem inimesi ka, kellele ei meeldinud see muusika. See on arusaadav. Lähme ka, et tuledki rohkem teha vingemeid asju. Mu esimene Super Bowl oli. See oli vinge. See oli vinge lahe elamus nagu olla nagu Ameerikaste keskesin, kuidas on siin nagu kõik elavad täiega kaasa. Ameerika futboli tänu Netflixi sarjale Quarterbacks ja sellepärast olin ma suur Mahomesi fänn ja nemad eelmistega võitsid. See on nagu fun. Veebruar nägi selline välja minu jaoks. Rõvedalt palju tööd. Veebruaris tuli ka vahva hetk minuni. Me hakkasime septembrist postitama uut handetoomise hooaega ja eks siis minu töö oli kandnud nii palju vilja, et
veebruariks oli ma vist 30 miljoni jagu vaatamisi, vist rohkem isegi 30-100 või meeldib, lõpuks ma ei joonud enam lugeda igal nagu hästi läks meil. Kui ütlen avalt otsa, siis ma tulin siia, siis ma olin kaotanud endas enesekindlusi. Ma arvasin, ma tulen siia ja kõik, kui sa vaatad sealt, kõik on siin nii mingid tegijad. Ja eelmine aasta see nagu veebruaris, kui Elton tuligi mulle rääkima, et ma ei tea, mis idiootne summa miljoneid vaatamisi meil oli nagu ikkagi hästi peal kokku. Siis ma olin lihtsalt hästi natuke nagu karp lahti. Nii see märts ja aprill. Kui nüüd ausalt on, ega need järgnevad 2 kuud olid üsna niisugused nagu slow getting into the year nagu ajastu, kus nagu ei teinud väga palju midagi. Märtsis ma hakkasin oma uut huvitavat hobi, mitte hobi arvestada, ma avastasin enda jaoks täiesti uue vahva asja, mille jaoks on siis impro. Ehk siis siin, kui sa Los Angeleses elad, siis sul on nagu lihtsalt võimalik minna kogeda maailma tippude poolt loodud entertainmenti, improteater sellises vormis, nagu seda siin tehakse, on lihtsalt uskumatu minu jaoks. Kõige lemmikum asi, mida mul teha, mida ei seal käia vaatamas, on siis muusikalid. Inimesed teevad nagu lava peal muusikale improdes, mis on nagu uskumatu. See on nagu täiesti nagu mingi haige level seal. Inimesed tulevad, laulavad ja hakkavad koos mingi tantsima ka täiesti pekkis. Ja sa näed, kuidas nad panevad pange ka, sest et kõik toimubki nagu päriselt koha peal. See on nagu vahva asi, mida ma olen terve aasta nagu üritanud vähemalt iga kuu ühe korra teha nüüd. Ma arvan, märtsis me käisime ka veel džässiga ühte hokimängu vaatamas. Liina jaoks oli esimene hokimäng, minu jaoks teine hokimäng. Hokimängud Ameerikas on eriti eepilised. Jällegi asi, kui tulete Ameerikasse, on võimalik minna midagi vaatama. Mida iganes, mis iganes suur spordivaldkond on. Siin tehakse seda teistmoodi ikka. Ja seal märtsi lõpupool hakkas nii palju soojemaks minema, et hakkasime rohkem väljas olema ja võtsin trampoliini jälle ette ja hüppasin selle peal. Nüüd ma ei tea, kas ma enam backflipi teema pole jälle mingi paar kuud teinud sinna asju. Siis ma sain ka teadmise, et ma pean minema Afganistani aprilli alguses. Siin enne veel 6 aasta tegelikult algas. Andis Elton märku, et tal on plaan alustada uue projektiga. Juuris minu käest, kas see on midagi, mille osa mina tahaksin olla ühel või teisel määral. Keerun seletada, kui vinge ja suur ettevõtmine see tegelikult on, mida me siin teeme. Ma ikka kassin ja kammin korralikult, tegelikult ei ole mitte midagi nii keerulist siin. Ehk siis reisime päästiku järjekorras kõiki maailma riike läbi. Et kui sa võtad selle listi lahti, siis kõige esimene riik on Afganistan. Ja mina ei pidanud minema alguses Afganistani. Vaid selleks pidin minema hoopis Eltoni vana true sõber, kes oli ka siis tema main man või mis selle nimi ongi nüüd. Mina olin groomsman, best man, main man. Anyway, tema pidi algusesse minema. Aga kuna tema pere ja naine hakkasid siin nagu vaikselt nagu rääkima, et äkki ei tasu ikkagi minna, on liiga nagu ja siis oma pere ja abielu huvides pidid ütlema, et hei kuule, ma ei saa seda osa nagu sinuga kaasa teha. Andis mulle märku, küsis, kas mina olen valmis seda tegema. Läksin ja jalutasin Liina juurde, Liina ütles, et muidugi mine, best wife ever. Ausõna. Ükskõik, mis ma tahan teha, tal on mingi mine, tee, pane hullu. Nii et kui teil on kunagi võimalik saada endale kõrvale niivõrd vahva inimene nagu Liina, go for it. Või kui teil on juba selline inimene kõrval, siis ärge laske sellel asjal käest minna. Ja nii siis oligi. Aprilli seal alguse paiku. Läksime meie. Dubais saime endale kõik viisad ja ma osanud mitte midagi ette kujutada sellest, mis saama hakkab. See oli üks kindlasti keerulisemaid filmimistrippe minu jaoks. Ma pidin igal liikumisel vaatama, et ma ei filmiks kogemata nagu Talibani. Aga mida aeg edasi sai, seda sõbralikumaks meie suhted ka Talibaniga said, mis oli nagu unbelievable. Me kirjutame nagu tavaliselt üles, et mis asju me tahaksime, et juhtuksid nagu meil erinevates riikides ja nagu videoideed. Üks videoidee, mis oli meile nagu kirjutatud sinna üles kõikidesse listadesse, oli Dinner with Taliban. Selline asi juhtus. Meid kutsuti lõpuks isegi nagu Talibani Army Base'i, mis oli eelnevalt siis Ameerika baas. Aga asi, mida ma nagu ei oleks arvanud, mis minuga juhtub seal on see, et ma muutun nii emotsionaalseks. Ja see koht pani nagu mulle nii perspektiivselt paika, et kui ma olen nüüd siin elanud ja võrrelnud näiteks ennast Eltoniga ja mõelnud, et me alustasime nagu YouTube'iks samale, tema tegi varem ka nagu Vine ja Vine'ist oli nagu tuntud. Me oleme sarnased Raiviga vennad. Tema lihtsalt nagu on esimene inimene minu elus, keda ma näen selles valdkonnas, kes töötab rohkem kui mina. Ja ma mõtlen selle peale, et ma töötan nagu ligi lähedale talle. Ma näen, kui palju nagu teised inimesed selles valdkonnas töötavad. Ja oleks ma sattunud kogemata õigesse seltskonda, nagu samamoodi nagu ma sattusin Eestis on ju, siin ja olnud tegutsenud. Siis ma mõtlen alati, et oh my god, et mul on nagu nii nagu, mul on nagu minu spawn point oli nii halb ja kohe, kui ma panin jalad maha seal, oli minu väiksest idiootsest peaajust see nagu välja visatud. Minu spawn point on perfektne. Ma sain kõik ühelt vahvalt riigilt, kes oli valmis minema teises suunas sellest, kuhu teda on kogu aeg tõmmatud. Ja ma olen nii tänulik selle üle, et meil on nagu nii toredalt olnud inimesed eesrinnas, kes on vedanud meid nagu välja sellest idapoolsemast
maailmast. Päris palju pisaraid valasime selle reisi jooksul. Mina kõige rohkem, sest ma olen avastanud, ma olen äärmiselt emotsionaalne indiviid ja ma ei üritagi kuidagimoodi enam tagasi hoida. Ma olen nii vana juba ka, et ma ei pea kellegi ees nagu vabandama midagi. Mis ongi nagu vahva, et kui me rääkisime sellest, et ma olen nagu, minu enesekindlus on olnud nagu niuke madal, siis üha rohkem, mida see aasta nagu edasi on läinud, seda enesekindlamaks ma nagu ka muuta. Üks asi veel, mis vahva asi, mis asi juhtus, ma hüppasin esimest korda Afganistanis kaljult vette. Täiesti pekkis. Yo, not bad, do it! Marty! Marty! Let's go, baby, come on! Woohoo! Seal see oli ikka niukene adrekalaks ja veel nagu jääkülma vette niimoodi, et sul on nagu igal pool ümber ringi. Ainult lumehanged on ja. Ainuüksi see üks reis, mis mul oli, andis mulle nii palju juurde. Aga ma ütlen otse, see oli ainult üks riik, vist mingist 10, mida ma külastasin. Igal juhul Afganistan sai meil filmitud. Siis mina tulin esimese 2 riigi footage'iga koju ja setitasin ennast siia siis paariks kuuks maha ja kukkusin monteerima. Elton ja Ginger olid ära ikka veel filmima siis Algeeriat, Angola, Albaaniat. Igal juhul nemad filmisid seda, siis meie Linnaga jalutasime ka kõiki koeri. Siis koerad olid meie päralt siin. Väga vahva oli. Juunis panime meie siis otsemaid kohe Miamisse. Sealt edasi panime meie Anguilasse. See ründas mind mingisugune üks suur lind. Hästi vinge nagu saareke. Mulle väga meeldis. Äärmiselt kallis. Kui te nagu tahate Google sinnapoole minna, siis ma ütleks, et Anguilla äärmiselt kallis. Sealt edasi panime meie siis Antigua ja Barbuda. Täiesti teistsugune kogemus. Ränk oli näha tõesti seda. Kui palju ikka see suured tuuled siin teevad. Me ei kujuta isegi ette. Troopilise tormi tagajärgi saime näha seal. Ja sealt me panime Arubasse. Kuidas meile Aruba meeldida see? Arubalt on pärit meie oma kõikide aegade kõige suurem superstar, kes mul on olnud. Tanel Padar järgi loomulikult. Sest meie oma eestlased tulevad ennem. Dave Benton on pärit Arubalt ju. See on koht, kuhu ma soovitaks küll kindlasti minna. Niuke nagu ma räägin nendest kõikidest saartest, milles me käinud oleme. Üks lemmikuid saari. Pärast nagu Kihnut. Kihnust ei saa ole mitte midagi üle. Mul oli Arubat tegelikult tõesti väga vaja, sest et kui me olime Antiguas, siis jõudis minuni informatsioon, et meie ühe OG YouTuberi lahkumine siit. Ma olin Antiguas samal ajal, kui see Carlos uudis tuli teatavaks. Et kuna Kaspar ja Carlos mängivad väga suurt rolli selles, et miks mina täna üldse olen siin, kus ma olen. Seda mul hästi raske rääkida, ma ei taha tegelikult üldse kaameras nutta, ma olen selle pärast nagu nii palju nagu mõeldes sellele nagu nii palju pisaraid valanud, aga jah, see oli väga raske, või nagu üldsegi terve see trip oli väga raske pärast seda hetke. Aruba kuidagi moodi suutis mind tõmmata sellest nagu korraks välja ja ma ei teagi nüüd, kas, kuidas, mismoodi, et ma öeldasin, et ma ei taha ennast siinpool üldse millegi pärast näidata. Mul on väga raske sellest rääkida. Sest et esiteks ma ei taha, et minu sõnu võetakse ja pandakse selles kontekstis jälle kuhugile mingisugusesse nagu artiklisse. Ükskõik mis viisil või kuidas ma sellest nagu üritaks vestelda, mulle tundub, et ma teen rohkem kahju kui kasu sellega. Tahtsin ka enda poolt väljendada, et tegelikult on olnud nagu raske olla mingitel niukestel hetkedel eemal kodust, kus sul on nagu niisugused suured emotsioonid ja võib-olla tahaks minna olla nagu inimestel olemas olla. Ma ei oska nagu korralikult siinkohal midagi nagu rohkem rääkida, see on nagu keeruline lahti seletada seda emotsiooni, see on nii ränk. Iga kord, kui ma mõtlen selle peale, iga kord on see sama ema. Filmi või ma räägin kellegi teisega. Poiss peaks teraapiasse minema vist. Oh my god, kui palju emotsioone mul koos on praegust ilmselt. Mõelda väid jah, et Liina on samal ajal Malibus kuskil praegust. Aitab meie sõbral seada üles siis tema abielu ettepanekut. Aga ma panen kaamera käest ära, siis me tuleme tagasi, kui ma olen natuke ennast orangisse saanud, siis me läheme Argentiinasse edasi. Ja hallo. Ja näed, ma sain Martiga. Head uut aastat! Head uut aastat! Head uut aastat, öelda blogile ka, Eestile ka head uut aastat! Ei! Kas nad juba toimus ära või? Ei ole toimunud veel. Tšauna jõuab siia mingi 5 minuti pärast ja nemad hakkasid sõitma ja tal on mingi 45 minuti pärast siin umbes. Aha, et veel ei ole nagu käinud värk. Ei ole toimunud veel, jah.
nii vahva olukord Eestis just siis, kui aastavahetus on, mina hakkan siin nagu nutma. Näete, ma olen niimoodi süngis siin ikkagi oma kodumaaga. Head uut aastat teile kõigile. Mõelge nüüd sellele hetkele tagasi siin. Mida teie tegite just siis, kui vahetus uus aasta? Mina olin selles hetkes siin. Nutsin teie ees. Kirjutage mulle kommentaaridesse. Mida vahvat teie tegite? Või kellega olite teie koos? Või mis te ette võtsite oma uus aasta vahetusel? Just sellel samal hetkel. Siin. 0005. Ei, 06 on juba. What is gonna happen now? Do you think he's gonna say yes? Look, I'm not gonna say it. I already know I'm not gonna say it. I'm talking about dog, I mean, Ellie. Okay, it's happening. Zoom in. Zoom in. Oh shit. Oh, I get Got to unmute, so zoom in. Zoom in. Yes, you can pinch the zoom. We missed it. Oh, You look so nice. He's like, their taxes woman. they're dead. I brought you to LA to make some love and marry you. They can't Will make you love be it. Their Jesus is in between them right now. after marriage to make love to you and marry you. Oh, there it is. Yeah! Let's go. Oh, that was so quick. I was expecting a shoot. She better get a quick yes to my dog. Yeah. Dude, I cried like 10 minutes before I even got the question out. Really? Yeah. Dang. I don't look like that. I'll be your parent. I'll stand right here. What's up, boy? Nii tore, et me saame olla lihtsalt nagu osa nagu nii vahvate inimeste nagu elumomentidest. Me kohe jõuame ühe järgmise elumomendini ka, aga enne me peame minema tagasi vahva, toreda riigiga, mida me külastasime, mille nimeks on meil Argentiina. Noh, mis meil ikka? Samasugune tegelikult Argentiinasse minnes mul tuli kass tagasi. Et Aruba oli niisugune tore vahepeatus, kus me tundsin ennast nagu mingi läks nagu kõik sõiduväes. Argentiina on meeletult ilus ja suur riik. Ma käisin Mendozas, kus ma esimest korda hüppasin benchhüpet. Ma ei hüpanud ise, mind lihtsalt löödi. This is TFIO! I forgot my balls! I forgot my balls! Me sõitsime seal hobustega. Ma tegin esimest korda whitewater raftingut. Inside my ear, mother! Käisime me ka siis Argentiina ja Brasiilia piiri peal olevas, see on üks maailma suurimaid waterfall'e, jälle üks mingi maailma imesid vist. Ja ükskõik kohad, kus me läheme, kõik räägivad, et see on see mingi unofficial maailma ime ja tegelikult, kui sa näed neid asju, tekib sul endal küsimus ka, miks ei ole nagu maailma ime. Ja see oli nagu mega mingisugune kotkas on. Sorry. Aga tuleme tagasi ja kuna me olime Brasiilia piirile nii lähedal, siis me panime helikopteriga, käisime veel üle selle kuradi, mis on see? Kosk. Ma ei oska enam eesti keelt. Täiesti pekkis. Ma ei ole kunagi osanudki eesti keelt, selles ongi probleem olnud, et mul ei ole toime sellega. Anyway, panime see siis tegelikult kõige lõunapoolsemasse kohta Argentiinas. Ushuaia. Juuli oli ja ma lähen juulis kohta, kus mul on talv. Juulikuus lumi on maha. Ja ma olin samal ajal ka Mendozas veel rämedalt haigeks jäänud. Kus ma ära unustasin täiesti. Ma ei tea, kas te teate, aga vaata nagu Argentiinasse põgenesid väga paljud saksa poisid, kes tegid pahandusi seal teise maailmasõja. Risti, vaat see Kotka hotell, vaata, teate, neil oli see Kotkas oli seal ja siis neil oli see Rist on ka, vaata. Need selle hotellis. Käisime seal ghost huntimas. I looked at Marty's whole eyes just went white. Jällegi omaette nagu huvitav kogemus. Tulime tagasi emotsionaalselt olnud niuksel rännakul, kus ma nagu kogen elus esimest korda kõiki neid kogemusi, näen nii vingeid kohti ja samal ajal pean siis nagu aru saama, mis just toimus. Siiamaani tegelen sellega, et see on nagu asi, mis on nagu niimoodi olnud selles. Aga siis kui me jõudsime tagasi, mina läksin samamoodi oma boothi tagasi, hakkasin kütma seal neid editeid, mida tegelikult tänaseks te juba näete. Panen descriptionisse selle playlist ära, kus te saate minna hakata algusest vaatama. Teil on hea 3 tundi materjali, mida te vaadata tahate, kui te tahate minu nagu asju näha. Tulles nüüd tagasi oma teiselt reisilt, oli tegelikult Liina kodus vahvasti võtnud hetke ja kirjutas. Tulin koju, kuulasin tema muusikat, ma olin täiesti blown away. Pärast seda me saime nagu nii selgeks ühe asja enda jaoks. Vaadake.
helikopter. Ja siis saime nagu tõesti päriselt ikka aru, et tuleb võtta aeg maha ja mõelda väga tõsiselt läbi. Kuhu suunas nüüd minna, sest et nagu võimalusi oli nagu nii palju, kui te nüüd mõtlete selle peale, et viimane reliis Liinal oli Karma, siis Liina tegi midagi veel täiesti nagu uut, mis minu jaoks oli nagu täiesti, ma olin nagu, et kui mina olen varem nagu kirjutanud Liinaga muusikat, siis ma olen selles kohas, kus ma ei taha enam kirjutada temaga muusikat, sest ma kardan, et ma jään ette. Üks vahva asi juhtus nagu teistmoodi eluline asi. Ma ei ole kunagi arvanudki, et minuga sellist asja juhtub. Ma teate, et ma tunnen Eltonit väga vähe aega, aga selle viimase aastaga me saime siin nii lähedaseks ja Liina samamoodi nagu Gingeriga, kes siis on Eltoni elukaaslane. Kutsuti meid siis nagu enda juurde, laoti meile letti, et meist saavad siis Groomsmen ja ma ei tea, kuidas see nagu naistele seal ongi siis nagu. Liina oli Brootsneitsi. Liina oli Broots. Tõesti, ma ei oska teile midagi pärast öelda, mis minuga toimub praegust, miks ma ei suuda eesti keelt rääkida. Ma olen nagu kahe päris jama koha peal, nagu ma ei oska enam eesti keelt rääkida ja ma veel vähem oskan inglise keelt rääkida. Mis endast tähendas ka seda, et kui me tulime nüüd reisilt tagasi, Liina läks oma Brootsneitsitega reisile, nemad läksid siis Hawaiile ja meie läksime siis Phoenixisse, rentisime seal paate ja täpselt selline nagu poissmeeste kogemus, mida ma oleks tahtnud. Keegi ei joonud alkoholi. Niisugused nördid on ka sikana. Niisugune nördide kari. Jaa, loomulikult. Mis oli kõige vingem meie kuradi pool party seal õhtul, kus me mingi jooksime ringi ja üritasime whirlpooli teha. Oh my god. Mul on ikka niisugused core memorid sellest aastast, see on ikka haige mõelda. Ja oligi aeg tegelikult Eltoni ja Gingeri pulmadeks. Meie jalutasime koerad sisse, mis oli hästi tore. Bella sai ka tulla pulma. Bella oli ka ilusti pulmas. Väga ilus pulm oli. Mis te arvate, kas ma nutsin? Loomulikult nutsin. He did it! Dude. So good. Oh my god, his speech. Elton almost got a tear out of me. Freaking. Dude, I cried the whole way through. I was like, no, I'm not. I got real close. I was like, oh, how do you guys not break this? I was just like, I'm not doing it. I'm not doing it. You're like, oh. She's not the gym. She's what makes gyms. The earth. Oh, he almost got me. Tectonic got me. He was pretty much talking about the whole Minecraft. I had to look at the sky for a second. Saate aru, vend tegi endale terve karnevali. Meil oli mingi inimesed jalutasid ringi, maod olid üle kuskilt asjadest, tüübid hüppasid trampoliinide peal. Ja noh, ega kaua seda pidu olla ei saanud. Neile käisid honeymoonil ära, tulid tagasi augusti lõpus, septembri alguses, ma ei mäletagi täpselt, mis hetkeks oli, aga jällegi, ma ütlen, mul on peanis asjas. Miks ma ei suuda keskenduda ühele jutule, kui ma räägin seda üht juttu, ma pean hakkama jälle rääkima teisest juttu? Sa tuled, tekitad mulle ADHD rohkem juurde, et ma nüüd sinuga oleksin, jaa. Kus ma tohin ära teha selle või? Niisiis, september jõudis ilusti kätte ja meie läksime nendesse riikidesse. Andorra, Aserbaidžaan, Armeenia, Austria. Päris haige. Mitmes riik see mul siin on siis juba? Afganistan, Pai on siis Vahepeal ma käisin veel tegelikult Saint Martinil. 16 riiki seast, wow, haige. Speedrunime, ma olen nii palju siin juba hullu pannud. Kui ma nüüd ütlen Andorra kohta midagi, siis Andorra on äärmiselt ilus riik. Nagu mega ilus koht, kus olla. Kui kallis seal kõik asjad on, see oli minu nagu niisugune nagu mingi that's expensive place, ma sain aru, me oleme Euroopas tagasi. Sealt edasi panime Aserbaidžaani. Ma unustan täiesti ära. Saate aru, väikse lapse Marti unistus täitus. Mina sain minna vaatama vormelit. Elton hüppas mingi kuradi vulkaan ja sellepärast see lens, millega ma filmin, ma ei saa näidata, siin on ikka veel seesama selle kuradi muda vulkaani tükid on selle lensi peal. Mul oleks suusad ja see oli lihtsalt kui kaunis koht see on. Nii ilus. Jälle, nagu ma ütlen, ma võin iga riigi kohta öelda, täpselt nagu Andorra. See oli nagu see hetk, kus ma nagu vaatasin nagu ümberringi, mõtlesin, et halleluja. Selline on minu töökoht. Ja sellised asju ma teen. See on lihtsalt nagu imeline. Siis me panime Armeeniasse ja ennem Armeeniat mina tundsin, et midagi muutub, nagu meil tuleb niisugune mingi ulmeline, niisugune nagu haige andam tuleb. Mul ei ole vist mitte kunagi ühegi riigiga olnud niisugust ühendust, kui mul oli selle riigiga. Just selles mõttes, et ma tundsin ette, et midagi suurt on tulemas. Ma ei oska seda kirjeldada. Mul avanes täiesti teine mingisugune meel, mis tundis asju. Mul oli nagu mingi informatsioon, not gonna lie. Mul on nii kahju, et me ei filminud minu zoomisid seal lennujaamas ennem, kui me hakkasime minema Armeenia lennuki peale. Tulime lennu pealt maha, ma ütlesin, vaadake nüüd. Kell on 6 hommikul, vend on mingi this is the shit, we gonna do this. Ja siis tuleb Haik vastu, kes on eriti eepiline ja
ma arvan, et mingisugune ühendus mul on Haikiga võib-olla vist. Kui ma ütlen nüüd, et kõik teised riigid on ilusad, siis see riik ja see valu, mida see riik on läbi käinud ja mis nagu hirmus, need inimesed seal nagu ikka veel peavad elama. Ma olen nii palju õppinud tegelikult kõikide riikide kohta tänu sellele reisimisele, aga Armeenia oli nagu ikka nii teisest kohast. Kõige vähem ootasin ma Armeeniat. Ma ootasin nagu Austriat ja ma olin mingi torravate mägede mingi kuradi see värk. Armeenia oli lihtsalt nagu mingi tempel mällu igaveseks minu jaoks ja ma nagu kindlasti nagu tahan Liinaga sinna minna koos. Aga see lahkus, mis meil seal sai osaks jällegi inimeste poolt, kus inimesed nagu lihtsalt olid nagu mingi kutsusid. No imeline, milline rahvas. Mul on raske isegi, nagu me ööbisime kuskil mingi kalju äärel. Ja no need vaated, anna minna. Minu väikse Eesti poisi hinge sellel hetkel enam ei mahtunud ära, kui palju ma olen kogenud, kui palju ma veel ilmselt nagu kogen ja kui vinge see on, pluss veel see, et ma ei saanud aru, mis minuga toimus ja ma olin lihtsalt emotsionaalselt nagu nii nagu lahti seal. Kui ma nüüd üritan nagu mõelda tagasi sellesse oma emotsionaalsesse seisundisse, kus ma olin, et ma nagu saaksin anda mingisugust nagu lisainformatsiooni, siis ma lihtsalt jooksen kokku, sest neid emotsioone on nii palju minu sees nendel hetkedel. Nii kurb, kui mul ka ei olnud, siis Armeenia pidi üks hetk otsa saama ja me läksime meie siis Austriasse. Austrias vajatstas meile vastu giid, kes on sama hull nagu mina, mis oli äärmiselt tore vahelduseks, et mina ei ole kõige hullem vend. Kõik, kes natukene ka Austriat näinud, siis holy mother of God, lihtsalt pristine, ilus, puhas, kõik jutud. No loomulikult natuke kallis ta on, aga nagu ikka riigina on ta Me tegime esimest korda seal sellist asja, ma ei tea, mis selle nimi on. Kas see on vist mountaineering või mingi niukene asi? Igal juhul, põhimõtteliselt see ei ole nagu mägironimine, kuigi seal on elemente mägironnimisest. Paned ennast nagu selle asjaga kinni ja lõpp oli selline, kus me nagu 2 mäe vahele oli pandud redel. Ma lihtsalt pärisesin seal peal niimoodi, ma olin mingi oodake nüüd. What's up, vetsuvlogerid? Selle asja nimi on The Toughest 400 meters in the world, ehk siis kõige rängem 400 meetri jooks üldse. Algab siis suusahüppe mäe põhjast. Näe, sinna üles peame välja jooksma ja sealt alt alustame suht puts. Ja meie peame jooksma täiesti sinna täpselt üles lõppu ära. Let me remind you, me oleme olnud 3 nädalat juba reisides niimoodi, et märkame üles kell 7, 10-11 magama. Me oleme reisinud kogu aeg. Iga päev pannud hullu, filminud, hüpanud erinevatest kohtadest alla või mida iganes. Kogu aeg põmm. Ja siis joob kätte see päev, kus me teeme sellist asja. Ma olin nii läbi tegelikult. Ma ise mõtlesin ka, et oh my god. Ja ka ära tegin. Siin ta on minu käes. Kui on üks medal, mille üle ma olen eriti uhke, siis see on see. Ja kõik oma maadlusmedalid. Ma ju ei rääkinud sellest ka, et ma maadlusin Talibani ees. Täiesti pekkis. Careful, this rocks. Careful. Don't get the bag! Austria oli omaette ving. Ei olnud seda, mida ma ootasin, ta oli palju enamat, aga lihtsalt Armeeniat millegipärast enam on väga raske ületada. Aga meil sai ju nüüd siis nagu tegelikult A-tähega riigid läbi ja millegipärast lähme meie Le France'i ehk siis F-tähte kohe, aga me pole isegi B-tähti teinud, ega C-tähti, ega D-d, ega E-d. Ja me läksime F-i. Kui me läks E-d teinud, siis me läks juba Eestis on ju. Et miks me läksime Pariisi? Sealt on 2 kanalit, üks on siis see TFL ja teine on Overnight. Me läksime siis Prantsuse katakombid. Meiega ühines esimesel õhtul ka siis Matt Drive, kellega me siin minu jaoks siis nüüd eelmisel aastal ka rohkem tuuritasime koos ja tegime neid 100 Homies show'sid. Me tegime neid see aasta ka nüüd igal väga keeruline teile. Aasta vahet tudub. Teie jaoks on uus aasta. Mu brain lõhkeb praegust. Anyway, läksime sinna. Jällegi kogemus, mis ma arvasin, mida ma mitte kunagi ei saa. It's your original place, but I'm afraid that... Oh my god, everything's going off! Keep going, Marty! Loomulikult oli tore mul näha ka minu väga-väga head sõpra üle tükke. Hängisin siis Kailiga. Kail on Matti filmija. Käisime temaga Louvre'is. Ma polnud kunagi Louvre'is käinud. Kujutad ette, me käisime Lauri ja nendega seal kunagi ammu. Aga Louvre'i sisse ei läinud, sest et mingi järjekord olid megapikad. Aga siis me tulime tagasi. Oligi aeg teha uusi 100 Homies show'sid. Ma olen nüüd neid show'sid tehes nagu jällegi kohtunud nagu teist laadi nagu inimestega komedi valdkonnast ja samamoodi nagu ka YouTube valdkonnast, kes teevad YouTube'i komedit koos. Ja tegelikult siis on nagu reisimistega nagu jah. See on, kui me oleme siin olnud suures probleemis, kus me ei suuda ja ei saa nagu kuidagi moodi kiiremini asju välja saada. Asi on selles, et ma teen väga head tööd nagu filmijana ja karakterina, et mind tahetakse kogu aeg saada ka filmima. Aga mina olen hetkel olnud see, kes nagu
on siis nagu monteerinud neid lõppfaasi YouTube'i videoid, kes saab nagu story'le neist aru. Nüüd me olemegi nagu lihtsalt nagu teinud nii palju tööd selle nimel, et leida nagu teist story editori, kes suudaks story't nagu poika panna, on nagu meil nii keeruline leida, et see on lihtsalt haige. Suuresti aidanud kaasa minu enda enesekindlusele. Ma ei arva, et ma oleks nagu kellestki millestki kuidagimoodi üle. Ma olen nagu valmis nägema vaeva, tegema tööd ja panustama kõike, et õppida ja olla nagu võimalik parem. Millegipärast endas sa oled alati ebakindel, sa tead seda. Aga ma teadsin, et minus on see olemas, et seda kõike teha. Ja siin ma nüüd olengi. Nüüd need vaikselt nagu lõpuks saime paika ära ja kõik on nagu sõiduvees. Mõtlen, kas on midagi veel? Ma unustasin ära. Mul käisid vanemad ka siin ju külas vahepeal ja mu õde. See oli väga tore vahva seik. Like imagine if you have a keyboard in front of you. That's amazing. Vaadata, kuidas nemad siin nagu seiklesid. See on nagu nii tore, kui siin keegi käib meil külas ja ma saan näidata talle seda, miks mina armastan seda kohta. Kui ma räägingi neil täpselt samamoodi, et mingi rahvusparki või mingi sellesesse kohta, mis ma olen siin nagu öelnud, nad tulevad tagasi mingi, jaa, see on mega, ma saan täiega hästi aru, miks sa siin ole. Ja enne veel, kui see aasta siin läbi saab, sai veel üks minu lapsepõlve unistus teoks. Nimelt, nagu te teate, olen mina tegelikult, ma ei tea, kas te teategi tegelikult. See ongi nagu huvitav mõelda, et kui palju te üldsegi teavad, et oma sisimas sügaval olen mina tegelikult alati olnud muusik, sest et muusika on toonud mind siia platvormile, sellepärast et kõik see alguse ju sellest, et kus mina soovisin enda, kus see päike on, mina soovisin enda muusikat või enda bändi siis promoda. Ja oma esimese vlogi tegimagi siis meie nagu tuurist. He went way. Holy shit! Holy shit! Ah! It doesn't have me! No! Ah! It doesn't have me! Holy shit! You skinny dip! Teise vlogi tegin sellest, kuidas ma tulin siia Ameerikasse Warped Touri vaatama ja läksin Puerto Ricosse oma siis selleaegse bändi laulja juurde hängima. Ma olen elanud jah nagu nii mitmeid elusid, kui ma hakkan mõtlema siin läbi. Aga tulles tagasi nüüd selle juurde, istume maha, see nõuab hetke. See on nagu trummipõrina saatel. Võib-olla mõni teist pani tähele juba või ei pannud tähele. Kübar peas, mõte sees. Mina olen see aasta Eesti Laulu finaalis. See on väikene mingisugune näpujälg. Laps, on parem. Head mitu aastat tagasi käisime meie Liinaga Andreil tema stuudios külas ja kirjutasime ühe loo, mis jäi niimoodi vahvalt õhku sinna. Ja tänaseks on see lugu teie ees juba niimoodi ilusti väljas. Ma vist kahjuks ei julge seda üles panna, ma ei tea, kas see on Sony lugu või Andrei, kas Andrei tuleb võtab mul copyrighti äkki ära veel. Mul on äärmiselt hea meel veel selle üle, et seda teeb koos siis Andrei Kelliga ja Kellile siinkohal siis palju nagu, et närv alt ei veaks, hoian pöialt teile ka vaatajad. Hoidke omasid. Mu sai akud jääksin vahepeal, aga teate, see on nüüd koht, kus tahaks väga olla Eestis, et tulla ja olla sellest kõigest osa, sest et olete väiksest peale vaadanud ja meile Liinale nii oluline nagu kohtelus ka, sest et kohe, kui me hakkasime deitima, oli tema Eesti Laulul ja nüüd lõpuks, kui minu enda panustatud lugu jõuab nii kaugele, tahaks ju loomulikult olla selle kõige keskmes ja seda nagu jälgida, aga me oleme Liinaga siin arutlenud ja Liina ei saaks ise tulla, lennatagi. Mina siis peaks lendama 3 päevaks. Jällegi, keeruline on õigustada endale sellist hetke, kuigi ma olen siin ikka veel nii kahe vahel, aga ma olen lihtsalt nii kaugel. See ei ole nagu nii lihtne, et kui ma oleks Soomest hüppaks laeva peal, oleks kohal või kas või nagu meil siis teiste YouTuberite seas populaarseks on saanud endale osta maju hoopis sinna Hispaaniasse. Väike tiig Henrile siin on ju. See oleks ka palju lähemal on ju, aga ma olen lihtsalt nagu, mul on see kurdi lomp ka veel siin vahel, mis tähendab seda, et kui ma maanduksin, siis ma oleks jetlagged. Vaikselt hakkaks jetlagist välja tulema selle 3 päevaks, tuleks tagasi, oleks jälle jetlagged. Ma ei ütle veel midagi, aga ma kardan, et ma ise ei jõua kahjuks kohale. Minu tea, võib-olla äkki, miks mitte? Siin on võib-olla küsimus, et kui Andrei teeb live ja ta tahab, et keegi laivis asju üle kannaks, ma viitsin sulle otse kirjutada, ma panen siia selle asju üles. Kui sa tahad, ma võin sulle Ameerikast laivi teha, kui me ise kohale ei tule ei saa. Liina peaks ka kohe varsti koju jõudma. Mõtle, kes kodus on? Mina olen kodus. Nüüd saame rääkida meie aasta lõpust. Jah, lähme kabinetti. Kõigepealt ma küsin sult ühe küsimuse ära enne, kui me läheme edasi. Ma rääkisin siin sellest, kuidas mina tulin Afganistanist või oma teiselt tripilt tagasi. Ja ma ütlesin neile, kui lahti jäi minu suu sinu muusikat kuulata, mis sa siin vahepeal kirjutasid. Kas ma selle toin sisse, et ta nagu natukene diiseriks inimestele, et sa natukene ikka muusikat tõdada? Ikka võib. Et see ole ära kuhugile kadunud. Ma lihtsalt ei taha haipida seda kuidagi üles, sellepärast, et ma hetke ei tea, mis ja millal ja kõik on lahtine. Ma toimetan. Ja te ei kuulu mitte midagi niipea. Ma ei tea.
minu vanemad käisid ära ja siis me jõudsimegi tegelikult jõuludesse. Miks ma tahtsin, et sina tuleksid siia? Viimased need 2 kuud olen mina olnud ühes mõttes, kuidas saaks välja see A2C projekt. Sa ütlesid A2C või? A2C, jah. A2C. Sellepärast pidin minema Liina tegema meie jõulukinke. Ja nüüd ausalt oleme, kui me jõudsime nagu jõuludele kohale ja siis ma vaatasin, nagu ma olin seal jõuludele kohale ja siis ma vaatan, et tuleks öeldakse thank you for the gift ja siis mina olen seal mingi Liina küll ladus mulle ette iga kord, kui ta midagi tuli ja näitas mulle, need lähevad nendele lastele seal, aga ma ei salvestanud seda oma peas mitte kordagi ära, sest et mul ei olnud nagu vahemälu hetkel üldse. Meie tütar on meil ukse taga ja liputab sama. Tule siia. Kas sa olid õues? Meil on tegelikult teised jõulud Ameerikas ja minule meeldivad väga meie jõulutraditsioonid. Jällegi, kui sa oled pikaaegne vaataja, siis sa tead, kuidas mina olen alati rääkinud sellest, kui mõttetud asjad on jõulud ja kuidas mulle jõulud ei meeldi. Siis see aasta ma sain täiesti sellest kõigest lahti. Mulle lihtsalt isegi meeldis see, kuidas me siin nagu lõpus vaatasime Eltoniga Home Alone'i. See oli tore. Ja mul oli ka tore see, et ma sain tegelikult see aasta, kui ma käisin Eestis novembris, mida paljud teist ei teagi. Ma olin novembris, olin Eestis 1 nädalavahetuse. Ühe nädalavahetuse olin Eestis. Mu ema küsis, et mis sa tahad, et ma sulle süüa teen, mis me teeme. Sa oled ainult 2 päeva Eestis. Siis ma ütlesin, et ma tahan jõule pidada ja me tegime suure jõuluõhtusöögi, mis oli hästi tore. Ma sain ikkagi Eesti kõrvitsa kompotti ja hapukapsast ja kõik asju. See oli nii tore. Ma sain jätta ka meie poolt väikesed kingitused meie Eesti perele ka. Nemad siis avasid päris jõuludel ja meie avasime nende kingitused, mis nad mulle kaasa andsid, minu ema omad ja kõik need avasime siis meie päris jõuludel. Mis minu puhul oli ka nagu ükskõik kui väga mulle siin Ameerikas ka jõulud meeldivad, siis mind ajas nutma natukene see, et mul oli minu oma ema käekirjaga kirjutatud pakk oli jõulukuuse all Ameerikas. Ma ei nuta. Et lihtsalt nagu kodust eemal olles sa hindad mingeid teatud asju rohkem. Et sellised väikesed asjad, mis on hästi tore. Ja ma ei tea, miks ma nutan. Marti, miks sa paned mind seda viimasel aastapäeval tegema praegu? Ja tõesti, mul on nii hea meel, et meid on siin nii palju omaks võetud, et meid kutsutakse põhimõtteliselt kogu Gingeri perega nagu ta mõlema ema ja isa poolse suguvõsa ja inimestega seal aega veetma, et see on tõesti hästi läheb mulle ka korda, et meid on niimoodi siin. Nagu me oleme need adopteeritud eestlased ja meil on siin oma Ameerika vanaisa. Mitte ainult oma Ameerika vanaisa, mina ütleks, et meil on nagu terve pere, mina tunnen, et meil on nagu, need on meie sugulased. See on nii lahe, me saime Mehhiko toitu jõulupäeval. Meil oli jõululaupäeva õhtusöök, mis oli nagu traditsiooniline jõululaupäeva õhtusöök. Aga jõulupäev, mis oli siis nagu suurema suguvõsaga ja kõike muud, meil oli siuke nagu, no reaalselt nagu mingid siuksed tamales, meil olid kõik igasugu asjad, mis mina sain esimest korda tamalesid, see oli väga-väga hea. Ja see on selline eriline asi, vähemalt nende peres, et nad söövad neid tamalesid ainult jõululaupäeval, nii et Ginger oli mingi, ma ei jõua arvatud rohkem tamalesid süüa. Mina sain hoida kilpkonna pea koha peal. Kellel tipud ja erinevad, mulle meeldib süüa jätkuvalt. Ja mina olin mingi loomad. Ja nüüd tänaseks on vist, nüüd teie jaoks on tegelikult kõik Afganistani videod välja tulnud. Meile jõuab ka vaikselt tagasida selle Afganistani teema kohta, mida me oleme siin kõik siin tükk aega teinud ja mul on nii hea meel ka öelda, et inimestel on väga korda läinud see sisu. Afganistanis oleme meie läinud vairaliks tänasel päeval. Jaa. No ei, Munir kirjutas mulle päriselt sinna, et Afganistanis oleme vairaliks läinud ja ta ootab mind tagasi ja ta ütleb, et my brother. Ma ütlesin talle, et ta minu Afganistani brother ja mina olen tema Eesti brother. Fun, life is fun ja me elame 100-ga edasi. Pärast detsembrit. Me unustasime ühe asja vahepeal ära, ma käisime vahepeal koos puhkusel ka. Ennem kui mul vanemad käisid, me selle unustasime täiesti ära. Wow, look at those big rocks. Nagu te näete, siis meile meeldib väga siiamaani edasi filmida. Nüüd on veider, et sina oled siin selles lõpukaadris, kus ma pean rääkima sellest, et miks ma ütlen seda, et ma tahan, et see oleks mu viimane video siin. Kas sa tahad ma lähen ära? Kas sa tahad siin olla minule abiks seda rääkima, miks see niimoodi on? Ma ei tea, kuidas siis see sobib. Ma alustan siis sellega otsast peale. Nagu ma olen siin korduvalt öelnud, ma olen 1000 tänulik selle eest, mida teie olete mulle andnud. Sest et nagu, kui tõesti nagu ei oleks teie mitte kunagi vaadanud, siis ei oleks mina kunagi viisat saanud. Sest ma ei laula nii hästi nagu see vend siin. Sest sina võid minna ja laulda ja olla mingi Ma võin hästi laulda, aga ma ei oleks ka midagi ilma nendeta seal. No täpselt, sellepärast ma tunnen ennast alati halvasti. Iga aasta, kui ma vaatan tagasi sellele kanalile. Päris paljud teist kirjutavad, kommenteerivad, küsivad kogu aeg. Ise tahaks ka loomulikult nagu teha enda sisu ja kõik asjad asja. Sellepärast on ka ilmselt mul väga palju, nagu ma siin rääkisin ka, kus ma olen stragelinud sellel aastal. Ma olen inimene, kellele meeldib luua asju ja ma loon hästi palju asju ja mulle kõige tähtsam loomise puhul on see asi ka välja panna. Ja nagu te kuulnud, siis mul sellest ajast saati, kui ma hakkasin seda Afganistani asja tegema, olen mina ainult nagu
teinud, ma ei ole mitte midagi erilist tegelikult välja andnud. Nüüd kui see on väljas, siis mul on tegelikult väga hea meel, ma nagu tunnen seda nagu relievementi oma kehast lahkumas, aga ma tundsin, et midagi on veel siin puudu. Kui ma nagu mõtlesin selle aasta peale, siis ma vaatasin seda. Ja see on puudu. Sellepärast ma olengi seda 3 korda üritanud teha siin, et teile midagigi anda. Ma pole mitte ühtegi videot teinud. Ja nüüd, kui ma tahtsingi lihtsalt nagu teha midagi, mis tõmbaks joone alla või siis paneks vähemalt mingisugused piirid paika, millal on oodata midagi. Ma tahan järgmise aasta jooksul, et me joogme koos sellisesse kohta, kus me hakkame siinsel nagu vahemikul tegema sisu, ehk siis kas siis selles keeles. Mina hoian ennast väga, mina hoian meid praegust tagasi, sest et mina tunnen, et minu inglise keel longab nii hullusti, et ma tunnen ennast ebamugavalt selles kõiges, et meil on ka neid videoid, jällegi väga palju valmis tehtud, meil on vlog tervest sellest pulmade kammajast, mis oleks nagu võimalik panna. Põhimõtteliselt edititud ka juba. Meil on nagu asju olemas, aga lihtsalt meil ei ole nagu seda aega ega hetke olnud. Jällegi alust võtta nagu aeg ära selleks, et hakata tegema midagi tasuta kuhugile, mis sa ei tea, mis veel nagu, kas see töötabki, on nagu väga keeruline seda teha. Nii et ma tahtsingi nüüd siinkohal öelda, et ma loodan tõesti, et see on viimane video siin, sellel kanalil. Ja järgmisel aastal ma ei pea vaatama tagasi sellele kanalile, vaid vaatan kas meie kanalile või minu enda kanalile. Et on vähemalt ilmunud ükski video siin. Ehk siis praegust võite minna vaadata. Marti plus Linnal meil ei ole oma kanalit, meil on teist. Me ei tea, kas me teeme sellega. Ma ütlen, me oleme siin kõik work in progress. Minu teine ingliskeelne kanal on praegust Mr. America 3000. Kui ma eelmine aasta hakkasin sinna Reels'e tegema, siis ma arvasin, et see on väga hea mõte. Ja ma praegust olen lihtsalt jäänud selle peale. Nii et võimalik muutub see ka, nii et võite minna panna selle subscribe ära. Aga kui seda ei juhtu, siis 31. detsembril aastal 2025 peame võtma jälle kaamera kätte ja tegema teile samasuguse video. See on meil 9. aasta vahetus koos või? Jep, järgmine aasta on 10. Te olete kõik vanad. Big love, we love you. Ma olen 3. kord siin nuttu juba. Oh god. Ma ainult nutangi videotes nüüd. Anyway. Sa pead ütlema ühe asja. Pikalt oleme siin teinud. Sa pead ütlema ühe asja, enne kui me lõpetame. Jaa. Auf Wiedersehen, tschüss. Bye! Ma olen siin täna Karlasega, üks Eesti tuntumaid gangsterräppe. Ja kõik uuesti. Jaa!